Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Miles and miles in the clear blue sky. We drive straight as a narrow flies. Nowhere to be, no dreams to chase tonight. We've got time to waste, let's waste it right. Vlogmas, I have missed you so much, sest see, et te mul käes olete, tähendab ainult ühte. Kätte on jõudnud jõulugu, minu kõige lemmikum aeg aastast. Kahjuks või õnneks on minu 1. detsember natukene teistsugune sellel aastal, ehk siis ma ei ole Eestis. Ma olen tulnud natukene soojemasse kohta oma akusid laadima. Hetkel oleme me siis Zanzibaril Aafrikas, sellepärast et see aasta oli meeletult tempokas lihtsalt. Minu arust alles oli vlogmas ja siis oli nagu ja on uuesti vlogmas, ehk mul oli väga vaja natukene päikest saada, oma energiataset taastada, selleks, et me saaksime korralikult aasta lõpuni siis kütta ja Zanzibar, no ilmselgelt oli kõige õigem valik üldse. Sest tavaliselt ma olen selline, kes läheb ja puhkab niimoodi, et ma kogu aeg toimetan ja tegutsen ikka puhkusel, aga siin saarel ei ole väga palju midagi teha, nii et mul ei olegi muud valikud kui puhata, lihtsalt jalutada edasi-tagasi mööda ranna äärt ja palvetada, loota, et kuskilt tuleb tuul, sellepärast et kui tuleb tuul, siis ma saan kitesurfima minna. Hetkel on see ainult ühel päeval õnnestunud, nii et ma täiega loodan, et me täna siiski saame ka minna ja katsetada, sellepärast et ma pärast näitan teile seda randa, aga see on ideaalne rand, kus kitesurfida ja no see vesi on 25 kraadi. Nagu 20, sa oled nagu maailma kõige suuremas vannis põhimõtteliselt. Aga jah, ma mõtlesin, et ma teen enne nii-öelda hommikusööki on meil kuskil seal. Teen kiire intro vlogmassile ära. Ma ei tea ja ei mäleta väga hästi, kuidas see kogu asi käis. Aga ma loodan, et keegi teist on siin. Tšau, kui te olete siin. Andke kommentaarides teada, mitmes aastad on, kui te olete minuga vlogmassi lainel. Sest ma olen nagu nii excited. Ma pole oma sooloreisega väga salvestanud enam, nii et hästi tore on, et vähemalt vlogmassi raames mingid jupid jäävad ja talletuvad. Et ma olen küll sooloreisil, aga ma juba tean, et seal näiteks, seal on ühed eestlased, sest alati on nagu see, et kui sa lähed maailmas kohta, mis on äge, siis mõne eestlase sa leiad ikka eest. Nii et hästi tore on olnud. Mul on veel mõned päevad jäänud, enne kui me naaseme siis Eestisse ja saame minna full on jõululainele, hakata kaunistama ja loodetavasti on siis veel lumi ka alles või ma ei tea, kuidas seal praegu olukord on. Aga whatever it is, vähemalt mina lähen sinna väga laetud akudega ja olen valmis töölainele naasema. Aga enne seda lähme kõigepealt sööme natukene hommikust. See on viimane kord, kui me siin lähme hommikust sööma, sellepärast et täna ma vahetan ühtlasi oma hotelli asukohta, sest ma bookisin suhteliselt viimasel hetkel kõik asjad ja lihtsalt ei olnud võimalik ühes kohas nii pikalt olla. Nii et lähme vaatame siis natukene saare sinna poole otsa ka. Holy shit, see hommikusöök siin on lihtsalt iga kord nii imeline. Ma ei tea, mis puuviljad neil siin on, aga need on nii mahlased ja hoopis teistsugused. Ma muidu olen väga kapriisne puuviljad osas, ma näiteks ananassi ei söö, aga siin ma söön seda mega hea meelega. Ja kui nad puuviljad sulle ära toovad, siis saad veel valida, mida iganes sa süüa tahad. Ma tavaliselt võtan omleti ja see on ka mega hea, rääkimata sellest vaatest, mis kogu seda asja saadab nagu. Lihtsalt mingi natukene teie jaoks on ülevalgustatud, aga seal on rand. Seal on see sama ilus rand, mida siis minu toaaknast on näha. Ja kui ma muidu natukene muretsen alati, kui ma bookin majutust, eriti kui see on süke riik nagu Aafrika, siis sa mitte kunagi tegelikult ei tea, kas see vastab piltidele või mitte. Nii et mul on nii hea meel, et ma Mahali hotelli endale valisin, sest see on täpselt nii nagu piltide peal. Bassein on mega ilus, toad on jumala suured ja mõnusad ja no täpselt ranna peal. Plus omanikud on mega armsad, Amsterdami paarikene. Nii et mul on natukene kahju siit ära minna.
Fluffika on ju. Ma ütlesin, et siin on veel eestlasi. Tšau! No te olete nüüd terve igaviku siin olnud juba. Mis on kõige ägedam Zanzibari juures? Minu lemmik kindlasti on see tohutult lihtsalt nii soe vesi. See on lihtsalt nii soe nagu supp ja mulle täiega meeldib supp. Ma just enne ütlesin ka, et see on nagu reaalselt maailma kõige suurem vann reaalselt. Väga hästi öeldud. Ja jah, mis sulle kõige rohkem meeldib? Minu arust siin on lahe see, et on tagurpidi, et toas on jahe ja õues on soe. Eestis on praegu ilmselt vastupidi. Ma mõtlesin, et sa räägid liiklusest ikka, kõik on tagurpidi. Liiklus on ka tagurpidi ja me rentsime täna ka auto, nii et me vaatame veits Stone Townis ringi. Aga mis on üldse kõige ägedam piirkond siiamaani, kus te käinud olete? Siin, ma arvan, et siin Bages on Bages, kindlasti kõige vingem. Selles mõttes, et just see vibe, need inimesed, kuidagi hästi nooruslik ja surfi vibe ja... Aga tegelikult Zanzibaril on väga palju mõnusaid kohti, kõik on nagu ägedad, aga sest igal pool, kus sa lähedki, ongi mingi wow, see rand või, wow, mingi siuke vesi või. Et igale poole, kus sa lähed, on lihtsalt mega ilus. Täielik paradiisi saar on siin. Mulle meeldib, et ma lendasin peale ilma teid tutvustamata isegi. Katrin, terveselt teate teda ilusasti Täitsa Pekkis podcastist. Ja Egert, tema on tavaliselt seal kaamera taga, et teda vist nii tihti ei näe, aga täpselt sama nii, et ma siis soovin teile head Stone Towni ja lähen naudin randa täna. Enne, kui me siit ägedast hotellist välja tšekima, ma mõtlesin, et ma näitan teile oma kõige lemmikumaid kohti. Ja kõige esimene. See voodi. Mega hea kõva, mis tähendab ülimõnus on selle peal magada. Konditsioneer kohe kõrval. Ja see, kuidas nemad seda hommikuti ära teevad, on lihtsalt täiesti ridiculous. Ma kindlasti tegin mõnes päevast pilti, nii et ma panen selle siia. See näeb nii esteetiline välja. Aga järgmiseks, päevitustoolid on selles hotellis lihtsalt täiesti teine level. Sul on selline vaade lihtsalt. Ja kuna mina suutsin isegi 50 SPF-iga ennast täiesti ära kõrvetada, siis ma kannan hetkel pikkade käistega bluusi, nii et ma päevitamas siin ei käi küll, aga ma loen siin väga hea meelega raamatuid. Järgmine koht. Otse loomulikult ei saa ma nimekirjast välja jätta kõige ilusamat osa sellest hotellist, mis on Infinity Pool kinda, sest tegelikult kui sa vaatad, siis sa näed vett ja siis nagu merd järjest. Aga kuna siin on õues reaalselt kogu aeg 30 kraadi, siis see on ülimõnus koht, kus ennast jahutada, kui sa ei taha soolasesse vette minna. Last but not least, otse loomulikult hotellikohvik, sest siin on ülihea muusika, megavaade ja siit saab alati külma Red Bulli, olgem ausad, ega mul rohkemat ei olegi õnneks vähe. On aeg sellele kohale head aega öelda. Ma ei ole nõus hüvasti ütlema, sest mul on kuri sisetunne, et Zanzibar saab olema üks lokatsioonidest, kuhu ma tahan veel tagasi tulla. Ma jõudsin oma uude hotelli kohale ja ma olen täiega segaduses, sellepärast, et ma olen ennast kuidagi kogemata bookinud väga peenesse hotelli. Reaalselt ma tulin nagu hotelli sisse, kõik inimesed, kes välja tulid, kandsid mingit Louis Vuittoni ja reaalselt nii bränd, kui vähegi saab. Ma ei ole peen inimene. Ma kannan matkariided, on ju. Nii et ma olen väga segaduses sisse astud, antakse kohe mingid tervitusjoogid, mingid käterätid, millega nägu jahutada, on ju. Nii et ma ei tea, ma võtsin igaks üks bookingu lahti, et vaadata, kas ma bookisin mingi 5 tärni hotelli või mingi, ma ei tea, kogemata mingi Hiltoni keti asja, aga ei, täiesti tavaline 4 tärni hotell, ma nagu alla selle väga ei julgenud Aafrikast bookida. Ja nüüd ma ei teagi, ma ootan oma tuba, see oleks varsti valmis saama, ma näitan teile. Nagu see on hommikusöögiala. Et jah. Ma ei tea, mida ma teinud olen. Ma lähen vaatan toa üle ja siis vaatan, mis tunne mul on, kas ma tahan siia jääda või mitte. Sest jah, see tundub ikka väga peen. Ma tulin uues kohas randa piiluma ja oh my god, siin on nii tuline, mis tähendab seda, et äkki saab täna minna kitesurfi teha. See tuul on see, mida ma olen oodanud terve aja siin saarel olles. Ma nüüd loodan lihtsalt, et Asha saadab mulle sõnumi, et ta saab minuga minna sõitma, mitte mõni teine õpilane ei ole ees, nii et Run. Oli tuul, sprintisin 10 minutiga siia, enam ei ole tuult. Ehk siis jõudsin ilusasti, on hästi. Tadaa! Üks kõige mõnusamaid kohti, kus üldse söömas käia. Ja nüüd ei olegi midagi muud teha, kui lihtsalt süüa lõunat, sellepärast, et hetkel tuult ei ole. Ja ma jään siia seda tuult ootama ja ma sain esimest korda aru,
ühest oma parimast sõbrast, kes reaalselt elab tuule järgi, kuna ta on lohesurfar, siis ma tegin just täpselt seda sama asja. Ma lihtsalt viskasin kõik oma asjad villa uksest sisse ja panin jooksu ranna suunas, et saaks sõita, aga ei saa sõita. Samas ma tunnen, see tuleb uuesti. Nii et good thoughts ja ma nii kaua söön. Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you all of the world inside, all of the world inside. Me oleme toas tagasi ja ma mõtlesin, et kuna on full on tuulevaikne, reaalselt nagu vaadake, nagu mitte miski ei liigu, mitte gramm isegi, siis võiks teha väikse roomtuuri, et te näeksite, mis ma siis endale kogemata ära bookisin. Näitan teile kohe kaugemalt seda. Tada! See on minu villa ja selline on see full on ala nagu mingi megapüss. Lähme edasi, siin on meil terrass, millele ma olen juba suutnud täieliku kaose tekitada põhimõtteliselt. Siin on liivahunnik, mille ma kogemata kaasa pakkisin. Ja siis siit on meil elutuba. Kõige olulisem asi otse loomulikult konditsioneer. Siis mega nunnu voodi ja siin on taaskord näide sellest, kuidas nad ikka viitsivad vaeva näha ja kaunistada värki-särki. Siis on üks nunnu aknakene, töölauake, teine nunnu aknake. Siin taga on meil garderoobi nurgakene. Tada! Ma endale väga asju kaasa ei paki riiete mõttes, ma tulen alati suhteliselt väikse kotiga, kui ma soojale maale tulen. Sest asju saab pesta ja ma lihtsalt ei viitsi mingeid asju kaasast tarida. Nii et te näete mind tõenäoliselt terve vlogi aja lihtsalt selles valges kleidis või siis selles sinises pluusis, mis meil oli. Aga vannitoas 2 kraanikaussi, because you gotta have it, on ju. Vann ja otse loomulikult igaks juhuks ka tuš. Nii et ütleme nii, et päris mõnus pesakene. Nii et ma jään siia hea meelega just sellepärast, et see on nagu full on siuke privaatne, sest ütleme ausalt, kui ma peaksin siin teiste nende inimestega kokku puutuma, kes siin kõik on, siis ma tunneks ennast väga out of place, aga siin üksi on täitsa chill. Liiga! Ma olen reaalselt 2 tundi voodis pikutanud, sest ma ei olnud võimeline liikuma pärast seda dinnerit. See oli nii freaking massive, kõik maitses nii hästi. Aga ma olin võimeline ainult ära sööma eelroa ja paar ampsu põhiroast. Ma isegi magustudu poole ei vaadanud, sest need portsjonid olid nagu, ma ei tea. Võib-olla, kui sa lähed kaaslasega mingi 3-4 tunniks istuma, siis võib-olla see kõik on tarbitav, aga not for me, not today. Nii et kui täiesti aus olen, siis praegu ainus asi, mis mind kutsub, on see padjakene siin. Nii et ma arvan, et on aeg esimene vlog kokku pakkida. Mul pole õrna aimegi, kuidas see välja tuli, sest ma filmin selle aastal täiesti uue kaameraga. Ma olen siis võtnud Fotopondist endale ZV-E10. Eelmine aasta pärast vlogmassi ma ostsin endale ZV-1, sest mulle täiega meeldis see, milline valgus tal on, kuidas ta lowlight'is hakkama saab, kuidas heli on. Ainus asi oli see, et ta on mingi up in your face. Nii et sellel E10-l on nüüd vahetatavad objektiivid, nii et ma panin endale 10-18 ette ja päeval proovisin ka 85 millisega, nii et mulle hetkel visuaalselt tundub, et mulle väga meeldib, aga kõigepealt on vaja materjal ära monteerida, eks me siis saame päriselt teada.
üldse täna on nagu hästi palju uut tehnikat katsetatud, sest ma sain endale augustikuus ka drooni, nii et ma õpin ja harjutan ka seda. Portugalis ma sain päris palju lennates, kui ma reisil olin. Eestis ma väga ei saa, sest seal on nii palju piiranguid, et põhimõtteliselt ainult maal olles, aga siin ma olen nüüd katsetanud. Täna ma katsetasin siis trackimist ja katsetasin ka ümber punkti nii-öelda lendamist, automaatselt, mis tal on ja oh my god, minu jaoks on see nii põnev. Mul pole õrnemegi, kas kedagi teist see huvitab. Aga kui te tahate näha, mis mul kaasas on, milline on see kiir, millega mul meeldib filmida, siis võite märku anda, ma hea meelega räägin sellest homme tänaseks, aga ma pakin ennast kokku ja lähen magama ära. Ma loodan täiega, et teile esimene vlogmassi osa meeldis ja näeme juba homme. Tšau!